Meil selline Exceli ülesanne. Tehke 5 × 5 tabel. Sisestage arvud tabelisse ja kujundage tabel. Küsimärkide asemele tuleb sisestada valemid või funktsioonid iga rea summa leidmiseks, iga veeru summa leidmiseks ja diagonaalide summa leidmiseks. Seejärel tuleb paigutada tabeli all olevad arvud tabelisse nii, et iga rea summa oleks 65, iga veeru summa oleks 65 ja diagonaalide summad oleks 65. Alustame. Exceli lahtrid on ristkülikukujulised. Tabelis on lahtrid ruudukujulised. Veeru laiusi saab muuta tähtede vahelt lohistades. Ja rea kõrgusi saab muuta numbrite vahelt lohistades. Kui tahan muuta terve lehe veergude laiuseid ja ridade kõrguseid, märgistan töölehe siit. Ja lohistades vaatan pikslite arvu. Püüan lohistada nii, et veergude laiuseks tuleks 100 pikslit ja ridade kõrguseks tuleks ka 100 pikslit. Nüüd on lahtrid ruudukujulised. Märgistan 5 × 5 suuruse ala ja valin tabelile sobiva taustavärvi. Seejärel ääriste nupult valin veelääriseid, valin paksema joonelaadi, sobiva värvi ja näitan, et äärejoon on paks ja roheline ja sisemised jooned on paksud ja rohelised. Okei. Kes soovib valget värvi, siis valib selle koha pealt valge värvi. Üks klikk võtab värvi maha, teine klikk paneb selle värvi peale, aga valge värviga see on, et ma ei näe tulemust. Ja sisemisele samamoodi, see klikk võtab maha ja see klikk paneb valge värvi. Okei. Ja nüüd on mul valgete äärejoontega ruudustik. Sisestan arvud tabelisse. Tabelis on hea liikuda tabulatsiooni ehk tääbklahviga, aga võib liikuda ka nooleklahvidega. Nüüd said arvud trükitud ja teeme arvud paksemaks ja paigutame lahtri keskele. Märgistan pisut suurema ala, et ka valemitega
tulevad arvud saaks samasuguse kujunduse. Joondan arvud kõrguse suhtes keskele. Joondan arvud lahtri laiuse suhtes keskele. Teen paksuks ja suuremaks. Ja nüüd tuleb sisestada valemid või funktsioonid. Rea summa leidmiseks kasutan summa funktsiooni, märgin selle osa ja vajutan Enter. Siin on nüüd lahtrite B2 kuni F2 summa. Peenikese risti abil kopeerin selle summa alumistele ridadele ka. Siin on näha, et siin on lahtrite B3 kuni F3 summa. Siin lahtrite B4 kuni F4 summa. Siin B5 kuni F5 summa. Ja siin B6 kuni F6 summa. Leian nüüd veerus olevate arvude summad. Valin summa funktsiooni. Ja vajutan Enter. Siin on nüüd lahtrite B2 kuni B6 summa. Peenikese risti abil kopeerin selle summaga kõrval olevatesse veergudesse. Siin on lahtrite C2 kuni C6 summa, D2 kuni D6 summa, E2 kuni E6 summa ja F2 kuni F6 summa. On näha, et valemit kopeerides ehk peenikese risti abil lohistades on lahtri aadressid muutunud. Nüüd leian ka diagonaalides olevate arvude summad. Teen valemi. Valem algab võrdlusega. Klikin esimesel arvul. Trükin pluss. Klikin teisel arvul pluss. Kolmandal arvul pluss. Neljandal arvul pluss ja viiendal pluss. Pluss enam ei tule. Nüüd on Enter. Ja siia ka võrdusmärk. Esimene lahter pluss, teine lahter pluss, kolmas lahter pluss, neljas lahter pluss, viies lahter ja Enter lõpetuseks. Nii, siin on siis selle diagonaali summa. Ja siin siis selle diagonaali summa. Ja nüüd ma pean paigutama tabeli all olevad arvud tabelisse nii, et ridade summad tuleks 65, veergude summad tuleks 65 ja diagonaalide summad tuleks 65. Näiteks kui ma siia trükin 1 ja siia 8, siis on selle rea summa 65. Kui ma siia trükin näiteks 10 ja siia 11, siis on selle veeru summa 65. Tee nüüd ülesanne ise lõpuni.